No tere pühapäeva hommikut teile, need, kes on Patreonid, no teile tere laupäeva hommikut siis. Et täna siuke tummine osa, pikk ja erinevat materjali täis poogitud hooaja alguses siia. Ja tahtsingi veel meelde tuletada, et autode ostu-müügi hooaeg on ka algamas, nii et ärge unustage Car Verticali, kus kehtib vampiiraja sooduskood. Kui te hakkate autosid ostma, siis saate kontrollida selle auto ajalugu ja veenduda, et ta ikka enam-vähem masin on. Et noh, inimesed ostavad siin igapäevaautosid, hobiautosid või mõni driftitoorikut, noh siis on ikka hea ajalugu teada. Nii et Car Verticali lingid leiab kõik alt ka ja loodan, et siis meeldib täna siuke vähe pikem episood, see on nagu juba siuke väike multfilm, nii et nautige. Tühiagis, auto on juba maha aetud, nii siuh-šauh, kõik käib kiirelt. Oleme tulnud siis Race tuunima. Viljar on juba autos, kõik käib siin nii kähku meil, välja töötatud see režiim aastatega. Me oleme seda autot tuuninud päris mitu korda nende aastate jooksul, ma isegi ei mäleta, millal see esimene kord oli selle autol, siis kui ta vabalt hingav oli või? See ei olnudki see sama kere tegelikult, oli see oranž kere. Jah, üks... No aastad... Esimene Streeti auto, no see peab olema 8 aastat. Mul habe ei olnud hall igal juhul, see on selge. Kui prille ka ei olnud. Ja prille ka ei olnud. Jah, mis nüüd on? See on night vision. Jah, nüüd see ei näinud enam siin, mis toimub. Ongi nii või? Jah, mingi hetk hakkas tunduma, et kuradi paar tundi siin arvutis ja juba on silmad väsinud, et siis ma mõtlesin, et lähen kontrolli ja tuli välja, et mul on nagu kerge pluss tekkinud aega. Aga sa lasersilmasid taha endale teha? Vaata, need mul on kunagi miinuse pärast tehtud, on ju. Siis kui ma võidu sõitsin hästi pisiksi miinuse pärast tegin, kiivri sees oli prilliga halb, ta läks uduseks. Ja unustasin tihti ära, tõmbasin kiivri ära ja lõin prillid siia otsa ette kinni. Aga peale seda mul miinust ei ole tekkinud ja miinust ei ole tekkinud nende aastate jooksul mitte grammigi juurde. Tegelikult mul ongi täiesti ideaalsed silmad, aga vanusega, kui öeldakse, et kui vanus läheb üle kinga numbri, siis sellel hetkel hakkab pluss tulema. Ärge java, mul on ka see... On tulemas või? Varsti tuleb, jah? Sul on 32 jala number. Ei ole, 42 on 32. Jah, kurat. Aga oleme siis tulnud tuunima ja vaatama siis, mis siin selle aasta muudatused on. Siis Wastegate on tavaline vaakum, seenestiili ja runner on natuke pikk. Osad inimesed ikkagi arvavad, et see tekitab spike. Aga spike võib muud asjad ka tekitada, mingid kuumakoda ja back pressure ja kõik muud asjad. Ja kütus on siis suur asi, mis muutub E85 peale. Nii et vaatame, mis ta siis tegema hakkab, et ülejäänud on sama. Downgrade või? Aga nii palju probleeme ütleb, mina ütlen, et ma ei tea, ma tahaks lihtsamalt. Siis kui prille peast poolt, siis panin kuradi USB panin vaata siia netiporti, noh mis sa siis tahad, noh peabki olema prill ees. Toon sulle seda külma kohvi, mul Noko ja GKR president on. Külma kohvi või? Ma olen toon ühe purgi, tõmbab Viljarile kõik fookusesse, vaata uni silmas ikka vara hommikul. Laurile ka pudeli. Rihmad ikka kõvasti kinni saaks, vaata. Muidu kurat läheb minema, näed. Makito Expresso. Ma tänan. Külma kohvi. Uus sponsor sul või? Ei, see on Noko ja vitamiin veel, ta on aeg meil olnud, aga neid joogid seal tuleb juurde ja läheb ära. Ja sa vaatad ka, et kõlbub ikka. Ma vaatan kuradi, nüüd ma näen lugeda seda. Proteiini on ka poole. On jah. 3 grammi. See on ilmselt 100 grammi kohta või? On jah. Või 100 milliliitri kohta. No aga panen väikse lonksu ka. GKRbrands.ee vampiira koodiga saab igast huvitavaid asju sealt. Minge vaadake. Päris hea. Endal ka kütust vaja, autol kütust vaja, kõigil kütust vaja. Mis see game plan on siis? Kuidas me nüüd asjana läheneme, kui on tehtud siuksed muudatused? Ma praegu esialgu keskendun kütuse segule. Ma tõmban boosti nulli, põhimõtteliselt peaksime pistiku lahti tõmbama Wastegate'il või sellel solenoidil. Ajan kütuse paika, sest reaalselt eks ju meil veetabel, see tabel on meil paigas. Mis see veetabel tähendab? Veetabel on volumetric efficiency, see tähendab see kütuse kogus, et mootori efektiivsustabel on ju, see on meil paigas, sellepärast et ei ole oluline, mis kütus see on, selle kuju on meil okei. Nüüd et me saaksime tulevikus ka selle E100-ga sõita näiteks mingil põhjusel, kui vaja. Siis ma keskendun ainult korrektsioonitabelitele.
Ehk siis see Fuel Flex nagu... FlexFuel sabelitele, et kas tema protsentuaalne korrektsioon ja siis väikene lisakorrektsiooni tabel sõltuvalt turborõhust. Ajan selle paika ja siis on see, et kui üks hetk sa tahad siia E100 sisse panna, siis meil auto sõidab nii nagu peab. Ehk kui me tunneme, et vurts on vähe, siis ikkagi saab panna seda? Saab panna, jah. Et ma ei riku ära lihtsalt seda põhitabel, millega me palju vaeva nägime eelmine aasta. No see on ülikaval plaan muidugi. Ja siis kui elementaarne. No kui Flex sul andur juba on, jah. Aga ja siis kui on need paigad, siis hakkame rõhku vaatame palju me siis, kas me saame sama jõu tagasi või kaotame midagi, on ju? Kohe saame teada. Ja siis... Ma vaatan siin mingi andur sul näitab juba õli rõhku 3 kilopaskalit. No ta väikselt kõigub. See on vaja siit lihtsalt ära seadistada. No vaatame jah, need safety'd kõik üle ja need kuigi peaks juba enamus peaks olema, aga hooaja eelne kontroll ikka vist. Kui õlisurve see pumba rihm lendab, et siis vähemalt kuradi mootor seisma jääks mingi hetk. Ja kütuse surve omad on nagu nii tehtud, sellega meil eelmine aasta oligi maadlesime. Korras, näe üks asi juba korras on. Jah, tasub tulla siia. Ja siis kui kõik on paigas, siis hakkab vaatame, mis numbrid näitavad, siis teeks mingit pulli käika vaata. Äkki. Mis sa silmas pead? Ma ei tea, teeks launchi kangemad kui eelmine aasta ja pööret rohkem ja... Launchiks, või antiläägi. Antiläägiga saame natukene möllata küll, et... Pöördega saab ka? Pöördega proovime möllata, see on juba tellija risk. Ütleme niimoodi, et minu kogemus ütleb, mina olen nagu 2 setiga analoogse kombinatsiooniga käinud ikka nagu üle 9 nagu... kõvasti. Ei, Karel 9 ei julge veel. Ei julge. Ma olen seal 8, 6 ja 700 juures oleks okei, ma arvan. Aga lihtsalt üks asi on sul seal piires plätsutada, vaata. Ei, no lähme alla 9. Lähme rohkem. Kõigepealt kurvi. Kurvist sõltub. Kui me ikka ronime. Siis nagu võib. Aga kui see pööre mingit eelist ei anna, siis pole mõtet ronida. Ei ole, jah. Eks ongi Viljar ise vaatab. Ülekanne nüüd muudetav. Käigukast on otse. See tähendab seda, et meil kõik tehtud selleks, et me ei pea mootorit piinama. Ehk kui me näeme, et ta ikkagi Viljar näeb, et see lõpus enam ei tule mingit mooti seda jõudu juurde ja ei ole mõtet teda piinata, siis me jääme sinna ikkagi safe staadiumisse. Et jah, täna Winters selle saab. Võidusõit ei ole väga safe, aga noh, safe. No safe jah, selles mõttes ma ütlen, et ei taha ju hulluks minna, et seda 50 hobujõu pärast mootorit panna sinna danger zone'i pole mõtet ju. Ei, see ei ole paik. Hakkame ühest otsast minema. Taga tundub. Puristab. Ägedalt puristab. Puristab küll, jah. Ma nüüd katsetan, siis ma pärast räägin sulle, mis ma teen. Kõrvaklappe ja kõik see maailma asju nii palju. Ma oleks pidanud ka klapid päeva, mul üks kurv teeb seda. Selle paugutamise peale. Selle paugutamise peale, jah, et on see aasta siis karmim antiläägi ja Viljar räägib oma YouTube kanalil sellest täpsemalt, aga me võime siia nagu põgusalt rääkida, et see on kombineeritud nüüd. See on nüüd jah, et vaata, sa ise kurtsid, et võiks natuke rajumale, sa proovisid ära sõita selle antiläägiga, kus ta käib kogu mootorist läbi. No see reilene autol oli teistmoodi, loogika. Nüüd ma kombineerisin aja suhtes, et nad üksteist toetaks. Tähendab seda, et EGT on kontrolli all, aga aja suhtes ja ma oma kanalil räägin siis täpsemalt, kuidas ma seda nagu kasutan. Ja siis põhitöö teeb ikkagi ära konkreetselt see fresh air ja energia katkestatakse nii, ütleme siis kütust või seda kütust kui ka süüdet, eks ju, et hoida siis seda väljas gaasitempi kontrolli. Ehk siis 11 astet ja mida sealt 6 edasi läheb ikka rajuks. See on ikka haige raisk. Keerad natuke juurde, vaatad, tegelikult on niimoodi, et kui sa vaatad juba 2-3 astme peal, juba hoiab seal 0,23 barri. Nii, juba keerad sinna 5-6 peal, hoiab 0,8 barri. Palju ta hoidma jääb? Ütleme nii, et sõites ma arvan, et hea oleks, kui ta seal 1 barri juures oleks. See koht on see respons. Aga kuidas see Wastegate'i värk nüüd? Kuidas töötab? Wastegate'i värk on,
ütleme niimoodi, et see vedru oleks võinud veel pehmem isegi olla. Sellepärast, et duty, millega ma praegu hetkel teda kontrolli all hoian, on 20 ja 30 vahel. See tähendab seda, et sealt oleks tegelikult hea tulla 5, 60, 70 peale, et meil ei tekiks overboost'i. Aga kas on mõtet näppida või vahetada või lasta jääda praegu? Sul ei ole pehmemat nagu nii? On ikka? On. Jah. Aga nüüd on hilja juba. Ütleme niimoodi, et teeme sõidutesti ära. Ma arvan, et kõige suurem probleem võib olla spike. Mitte midagi üleval otsas niisama ei tule. Et nüüd seda ma saan natukene sisse laske nukaga ka püüda seda spike'i. Aga see on mingi hea spike, halb spike, ohtlik spike? Ei, praegu hetkel ma tegin niimoodi, et ta spike'ib seal 2,2 barri maks. Ja siis jääb sinna 2 peale hoidma, see on see full boost, millega sa sõidad, on ju. Ja siis sa saad sealt võtta 2 barri spike, 1,8 ja siis juba 1,8, 1,7, viimane on siis 1,6. Et sa saad ise sealt valida, ma ei usu, et sa seda lahjat seda enam paned, kui sul on üks trehvid halva. Karteri, see kuivkarteri süsteem tekitab vaakumit ja meil oli hästi suur pealevool eelmine aasta. Ja nüüd targad siin internetmehed räägivad, et kui seda nüüd suurusega mängida, et teha sinna vaakumit rohkem sinna alla, siis vänt käib paremini ringi. Ei, muidugi, sul ei ole kolmil all ja koormust. Jah, koormust, mis teda takistaks, et kui me selle suurusega mängime nüüd, palju see reaalselt mõõdab, kui meil on baseline paigas? Sina rääkisid mulle, et 70 pluss hobujõudu. No ideaalmaailmas. Aga reaalsus on see teema, või paarkümmend võib-olla. Reaalsus on see teema, et mina vaatan logi ja sina vaatad graafikut ja siis me saame teada. Jah, nii et teeme selle testi ära. Ikkagi teadus on teadus. Muidugi, masin mõõdab ju, pink. Pink mõõdab 1 kilovatti täpsusega selle ära. Kus tuleb suurim erinevus on see, et kas rehv läheb sulama või ei lähe. Et vaata, kui ma teen palju tõmbed järjest, siis siis hakkas rullima. Sulab. Aga nüüd ma sõitsin rahulikum, siis ta läks jälle läikima. Et laseme tal natuke jahtuda ja siis teeme tõmbed ära. Viljar teeb seal mingit sotsiaalmeediat. Ta on juba Instagramis juba storisid üles. Täna ma räägin Viljari asemel ise siin niimoodi, ma räägin küll, kuidas ta räägib. Sa tead, kuidas see asi oli? Ei, ma nii hästi ilusti ei oska rääkida, aga näed, vaata, meil on eelmise aasta graafik ka. Tule nüüd siia paralleelselt vaata, muidu see vilt on graafik. Pane nüüd, näed. See punane on eelmine aasta ja see peenikene orantsim on see aasta siis. Ehk meil on vaata nagu pööret rohkem, nagu Viljar ütles, et me tõstsime siis 400-500 pööret ja kõige huvitavam on see, et peale nende kõiki väikeste muutuste puust tuleb nagu palju varem kui ennem. Ennem oli vaata siin mingi 4, Viljar näpib, nüüd läks kõik, nüüd läks vastupidi. Nüüd on paksem joon on nüüd ja peenem on enne, nüüd läks kõik sassi. Näe, aga enne oli maks puust 5 tonni pealt, on ju, siis nüüd on 4 tonni pealt. Ehk kust see nüüd tuli? Võtta see kinni ja kõik ärkab varem. Viljar võib ise ka rääkima tulla üldse selles mõttes, et nagu, mida me vahetasime, oli ainult ju kütus, Winters seda ülekanne ei mõjuta, Viljar ütleb seda boost'i tõstmist. Ei, seda boost'i ei mõjuta. Ja siis on Wastegate'i asukoht niimoodi, et ka ma ei tea, kõige loogilisem just kui tundub. Nii kui me arutasime siin, ma ütlen, et okei, sa ütlesid, sa sõidad nüüd terminal diisliga, see võib-olla ka mõjutab, diislit teevad alt torki. Jah, võib-olla see jah. Aga midagi on muutunud, sest et kui ma istusin selle autos ja kasutasin vanu tõmbeseadeid, mida ma olin kasutanud selle tõmbe puhul, mis meil siin on referentsiks, siis sealt keris alt üle. Mõtlesin, mis asja, tavaliselt on niimoodi, et okei, kui sa vahetad ülekandeid, tal tekib ilma turborõhuta rohkem torki alla, aga turborõhk kui selline asi nagu nii palju ei saa mõjutada. Ei teki varem, et praegu hetkel tekkis kohe panin loadi peale, kui ma ennem alustasin 3800 suure loadiga, sest muidu ta suri ära, mis on väikestel mootoritel täitsa tavaline, siis nüüd ma sain 2600, 2800 juba panna 30 paut peale ja kuulsid ise tegi korraks ja läks nagu, et nagu ma ei saa aru. Ühesõnaga, fakt on see, et meil on boost'i siin rohkem, meil on siin newtonmeetrit rohkem, meil on max newtonmeetrit rohkem ja meil on powerband nüüd pikem. No ikka väga pikk. Ja nüüd me sinu lahkel loal panime siia natuke RPM-i ka juurde ja me saame sõita
4-5 tuhande pöörde vahemikus. See on vist päris ulme tegelikult. Ei, no, see on räme privileeg. Sellist privileegi ei ole. See on V8 privileeg. Karelile meeldib see V6 ja V8 rohkem, vaata äkki nüüd siis läheb sõidustiilile ka paremini. Ja tegelikult kütuse nii-öelda E100 versus E85 nüüd tegelikult vahe on siis mingi 33... Ei, sa ära vaata seda sellepärast, et see väike mingi spike siin üleval otsas tegelikult on meil täpselt sama, sest me saavutasime selle eelmine kord selle sama turborõhuga saavutasime selle turbo maksimumi, mida me sealt üldse saamegi, meil rohkem sealt ei tule ja ma testisin seda, me tuleme lihtsalt varem ja nüüd meil on hoiab kauem, aga see maksimum on põhimõtteliselt meil sama, ma natukene proovisin üles alla mängida ja nägin, et kui me selle koha peal teeme üle 2 barri, siis ta kohe tapab ta ära. Tapab ära, ehk see back pressure läheb liiga suureks selle turbokojaga ja turbo on otsast põhimõtteliselt. Seal on nagu kõik, jah. Ja mängisime selle karteri tuulutusega ka, panime suuremaks ja väiksemaks ja leidsime ikkagi selle, et talle ei meeldi, kui seal ikkagi liiga palju vaakumit on. Jah, ja naljaks see, et 30 hobujõudu sinna tänna kui muutus on. Täitsa haige maja, et paned väiksemaks, läks vähemaks ja siis me leidsime lõpuks selle koha, kus ta on õnnelik. Et liiga suur ei olnud ka hea. See läks nagu jälle teisipidi halvaks. Ja et ei oleks selline juhutõmme, et rehv on kuum ja tuba kuum, vaid me tegime tegelikult mitu tümmet järjest ja nägime, ta jääb hoidma, siis oli vaja vahetasime voolik otsasid ja muutus. Ja kohe oli muutus, nüüd on jälle optimaalne. Jah. Nii et suured tänud Villerile, mingi vaadake Racetune'i kodulehe pealt saate täpsemalt näha, siin Viller paugutas ja tegi antiläägi ja see antilääd on ka nüüd kombineeritud Fresh Air ja siis nii-öelda see mootori poolt tekitatav. Jah, ja siin põhimõtteliselt ongi niimoodi, et alustame siis Freshiga, või tähendab, alustame mootori poolt segusiibriga, tekitame olukorra, et ei teki seda airlukku, et ei tekiks boost'i spike'i ja ehmataks, vaid jääb sutsukene irvakile segusiiber mõneks hetkeks ja siis pannakse see kinni ja kogu energia suunatakse siis läbi Fresh Airi siis summutisse, et ühtlustada seda. Selle peale siis tegingi sulle selle 12 erinevat seadet ja proovisin selle 12 ka ära, et see oli ikka raju. Ta jäi sinna 1,5 barri põhimõtteliselt hoidma ja kukkus lõpuks 1 barri peale, see on ikka rajuvaba. Vaatame, kas seda rajudust vaja ka on, aga katsetame alguses ikkagi leebest. Ja mis põhiline, kuna sinna autol on ikkagi EGT andurid, siis ma näen, mis reaalselt toimub, et ei ole sellist asja, et ma lasen seal 1000+ kraadi ja siis sulametall tuleb alt välja. Ei, seda ei ole vaja, mingit sulamist ei ole siin vaja kuskilgi. Jäätis või vaid päikse käest sulada. Ja tähelepanek, jah. Kuule, aga suured tänud siis ja ega siit hüppamegi otse raja peale. Läheme testima. Selles videos testime ära kõik. Ma saadan siis logisid ja asju või äkki tuli ise ka või midagi? Nädala vahetusel. Vaatame, kui kaineks saab. Tee, kuule, kanaarilindu, pane tiivad endale kõik. Mis asja? Kanaarilindu? Jah, vaata osad linnud on, ehivad ennast erinevat värvi sulgedega, et jah, niimoodi, et tõmmata teisele paarilisele tähelepanu. Niimoodi lasin üle mehe praegu. Kuule, pambulin. Ära mulle lehvita. Mine lehvita naistele. Et jah, kui naised teaks, palju need tükid maksavad, see võib mõnegi naise võib-olla ligi meelitada. Ega see full carbon või full Kevlar bodykit, ma ei valeta, ma arvan, kui tervele listeline on siuke 10 või 15 tonni või? Tegelikult, kui kõik tükid osta. Ei, see meelitab ainult harakaid liigi. Harakaid või? Kellele meeldivad see väärismetall ja kuld või? Munu hüüdnimi oli Arakas vanasti, Forsis Silver pani mulle, aga ma ei tea mille pärast. Ju mulle meeldisid ka läikivad asjad. See Kaarel ja... Aga Karel oli ka mingi Arakas, oli kuulus laulja vist. Kaarel ja siis Kaaren ja sealt tuleb täna... Karen ja Arakas. Karen oled, jah? Igal me oleme Dünost tagasi siis, et ju läks tegelikult üle viperuste ju tegelikult hästi. Ja nüüd tegeleme nende kerepaneelidega siis. Et siia lähevad ka need uued, need on siis tavalisest fiibrist. Kõige jaoks raha ei ole, et vana uks on ka ette pandud Düno jaoks selle... Feikida ja öelda, et alt on tegelikult juba päris. Ei ole, fake on. Düno jaoks olid siis vanad uksed ja asjad ka ees, et Villeril seal lokk lehvima ei läheks, kuigi tal neid ka ei ole, nagu mul. Aga nüüd paneme siis testfitime, aga testima lähme ikkagi ilma kerepaneelideta, vaatame võib-olla siis 2-3 päeva pärast, et kui ilm lubab, siis on 2 võimalust, kas Kehala ja Rassilla.
et laitse rada testimiseks ma ütleks, et võib-olla kõige parem ei ole, et natuke lühike. Ja kapoti lukud oli vaja ümber tõsta natuke sisse poole siis, et ninaraamile mitte siis teha üleliigseid asju oota, ma näitan. Mis meil enne oli, et hoida jälle kaalu kokku ja mitte panna asju jalgu, siis sai kapoti kinnitused tõstetud selle koha pealt ääre peale. Et eelmine kord jooksis meil üks lisatala siit üle lihtsalt, et toome siis ääreme lähemale need augud, aga need on ka natuke siis ninaraam on natuke nihkes siin tehtud, et vana järgi on mõõdud võetud, aga natuke on nihkes, aga ei ole hullu. Mis sa teed nüüd? Mõtlen tulevikku. Tulevikku, päšpa või see puuri see on vaja ära siia mahutada. Ja nüüd valad vaiku üle ja ongi valmis. Teoreetiliselt saaks jah. Nii lihtne ongi neid tükke teha, miks me peame neid kalli rahast ostma. Kas te ei taha neid ise teha siis või? Ei taha. Magnus juba harjutab kätt. Ma fiksin asju ainult. Fiks, ehk siis need vanad augud, mis on siin, Magnus lõikas ilusad tükid välja, nüüd saab need siin ära kasutada ja siis panna mingi möksiga lapp peale. Jep. See on nagu plasterd, nagu vanasti nagu riideid õmmeldi ja plasterdati, vaata. Tänapäeval ei õmble keegi vana sokke ja trussikuid, vaid ostetakse uued, aga vanasti polnud võtta. See on nüüd see põhjus, miks te kõik käisite kunstitunnis. Et lõigata paikasid või? Tänapäeval pole kunstitundigi vaadama. On ikka. Kapoti kriibid alt poolt ära ju. Kus ära kriibid selle? No näita. No näes. Selle poolib välja ära mure. Nii, kui võistlustele tulete nimede kapott, saate teada, Magnus tõmbas kriipsu siia, pane allkirjaga autogramm ka. Jah, ja need augud lõikasin ka siia. Seda aukust lõigame. Jumal, Magnuse pildi panemegi siia jumala kujutuse altri ette. Ei ole keeruline seda näidata. Näita ust ka, tule. Mida see, kuule, Paabulind, sa ise hakkama nüüd oma eluga. No davai. Ei, no oled julge või ei ole? Ma panen maha või? Ei pane, ära pane külge. Et kui need paneelid ka lõpuks paika saab, siis tehtud on, siis tulevad kilemehed ka, klepijamehed. Disain, kas paneks see pildi ka siia või oota, äkki te olete reveal-video näinud juba selleks hetkeks ja see tuleb tagant järgi. Pane udutatud pilt igaks. Udutatud pilt, pole üldse pointi panna. Ajame selle vanakesel tolmu maa siis siin esimeste kevadilmadega. Päike käib kõrgelt juba. Et sportauto värk vaata. Ei hakka käima vanema siin selle peale, et haagise peale sõita. Rullidega välja ja siis tuleb tõmmata ta kärusse. Rool külge. Pane rool külge tundub jah. Rool kaasa saab, et see on hea point. Ega see haagise värk on ka kõik uus meile vaata. Peame õppima, et me võime siin väikse klimpsi teha, aga kunagi teeme pikema tuuri. Haagis saab kallutada, siis see nurk läheb väiksemaks, seal on veel lisateed, kui peaks vaja olema. Et sul väga Lamborghini Ferrarita vaja tõmmata. Seal on mingi salaluuk, viits, mõned rehvid mahuvad, luksusvärk. See on see burgeri putka uksi. Siit hakkab Karel müüma, vaata auto välja antakse hamburger, kebab, frigatul, siin tasa. Nii et vaata, plingid said ka alla. Teised valuviled olid kaasas nii-öelda suvekatega. Talvekud on ära kuskil. Nii et paneme auto peale ja lähme testima. Te võite siin video all küsida kõik küsimused ära. Mida teid huvitaks selle haagise kohta, siis kunagi teeme pikema tuuri ka. Et me ise kasutame nüüd ka seda natuke aega. Respo tahtis ausalt tagasisidet saada. Et vaata esimese kasutuse või esimese 2 korra kohta ei oska nagu plusse miinuseid välja tuua, kuigi neid on oma jagu juba nagu plusse. Siis kasutame umbes 2 kuud ära, siis me teame täpselt. Aga täna hakkame sõitma, teeme
usaldanud. Praegu nime ka muidugi vaata. Ka, aga ma ei kurdaks millegi üle praegu. Ülekanne on nimelik, aga launchiga ei ole vahetab. Palju rebi need paneb? Nendes võib panna 1.6 juba. Ma olen 1.5. Sellega tuleb ka vaata ülekannet juurde nii öelda. Noh, ta on väiksem ratad vaata. me oleme nii aktiivsed. Nad mehaanikutel pole midagi teha. Nad on ehitanud nii hea auto siin hooajaväliselt, et rehvi ja kütust. Sülitage igale poole. Mis tahtsin öelda, viimase setiga juhtub midagi. Sülitage igale poole, et... Lihtsalt ei tohi öelda, et nüüd teeme viimase. Seda ei tohi öelda. Me tuleme varsti tagasi. Me teeme järgmise ja siis kui tulegi järgmist, aga kuradi töötab kõik hästi ju, krutib ja särki-värki ja meil ongi siin erinevad rehvid nüüd on. Meil on olnud Extreme ja Dry Ice. Rehvi.i starti juures kehtib vampiire soosuskood, saab rehve. Et mingid vahed on sees nüüd. Nüüd peakski natuke mõtlema ja vaatama, kuidas need rehvid nagu töötavad, ringi rääkivad ühtemoodi, tossavad ka, aga mingite nurkade full lock ja mingite asjade koha peal natuke väike erinevus sees. Rehv sööstab kuidagi meedium nurgaga, paneb nagu ikka kiirelt,
aga mingi suure nurga all ta nagu libiseb rohkem ma isegi täna ei oska öelda, kas see on hea või halb. Peab rohkem sõitma ja mõtlema selle peale. Äkki sillaseadetiga saab ka midagi teha või? Isegi tea, mis seadus nüüd on. Me ka ei tea, keegi ei tea. Me tulime täna shakedowni tegema. Püsib koos, üks paar rehve on jäänud ehk 2 ringi põhimõtteliselt. Naudime ilma ka, muidu saab liiga kiiresti koju. Sellel aastal sõidabki tegelikult meil uus sõit, Koit Toome. Spotter sõidab. Ei sõida. Kuhugi ma ei sõida. Sõida! Kuule, test oli üli edukas ju selles mõttes. Karel viimase ringi pani nagu homselt ei olnud. Aga tegelikult saab juurde panna veel, aga tegin kurjalt koormustesti. Aga kahju on see, et kõik läpakid jäid koju, et sellest vist seda head sõidulogi ei ole, mis Villerile meeldib. 70% ajast on gaas põhjas aasta. Siis saab ilusa lambda triibu. Aga küll jõuame. Niimoodi, et tänane trend puhab positiivse nootidega. Et meeskond on kõva töö teinud. Auto on väga hästi ette valmistatud. Soft praegu tundub hea kõik. Väljas on natuke külm, natuke ei ole ka. Eks see, kui õiged ilmad kätte saab, siis näeb paremale. Eks nüüd tuleb treenida. Ega muidu meistriks ju ei saa. Koer liputab rõõmsalt saba. Õnneliku kliendid tulevad või? Me oleme tulnud racing'i eksperti, siis Karelil on vaja seda, mis kaitseks ta seda peanuppu, ilusat kübarat. Selle me sulle leiame. Soome keeles siis kiiver või? Eesti keeles on kiiver. Jah, soome keeles on kübar. No võt, mul on juba sõnad segamini. Aga mis siis pakkuda on ühele võidusõidule mehele, et mul oleks seda ägedat karbon kiivrit või? See oleneb sellest kõik, mida sa sõidad, üks asi on ju, mis su nõudmised on, kas sa sõidad lahtise kiivriga, kinnise kiivriga, kas sul on vaja sidesüsteemi, seal on variante palju, et sa pead mulle kõigepealt selgeks tegema, mida sa sellelt kiivrit tahad või mis võimalused seal kiivril olema peavad. No drifti, mulle meeldib pigem kinnine, sidevahendid peaks ka olema, meil on juba Stillo mingi boks autos olemas. Nii, siis selles mõttes lihtsam, et me peame Stillo boksiga ühendama sind. Tahaks seda kiirkonnektorit, vaata praegu mul on see mingi Hiina värk, mis on, pead kindlas asendis panema, tahaks niimoodi, et vahet ei ole, mis asend on. Jah, Stilol ja ütleme tänapäeva kõikidel kiivritel on ikkagi see nii-öelda Nexus pistik või siis kasutatakse odavamatel versioonidel ka tavalist 635 stereopistikut. Aga kui on tegemist ikkagi profitehnikaga, siis on see Nexuse vähe jämedam pistik, mis peab siis sinu kiivrile külge minema. Okei. Mis siis valikus on, et kas täna see karbon kiivri ja tavaline kiiver, mis materjalist see tavaline kiiver on, kui me räägime nagu jutumärkides? Komposiitmaterjal. Ikka komposiit on ju? Komposiit, erinevad kihid. Kas see hinnavahe on mingi rajudena või ei ole tegelikult? No ütleme, kui väga ümmarguselt öelda, siis praktiliselt 2-kordne vahe on. On ikkagi päris 2-kordne ei ole, aga sinna kantide kisub. Aga kaaluvahe on ka 2-kordne? Ei ole. Ei ole või? Kaaluvahe, kui me võtame nüüd ütleme selle kiivrit, et mis sinu tingimustele võiks väga hästi vastata, siis komposiidi ja karboni kaaluvahe on circa 250-300 grammi, aga mis kaela otsas on väga suur vahe. No see ikkagi, tunned, et midagi on ikkagi. Ja, on. Aga võtame siit, see ei ole küll konkreetselt sama mudel, aga saad aru, et see kiiver ei kaalu midagi. No muidugi. See on ikka jõhker, võidusõit jääb igat grammi taga ja edev on ka ikkagi karboni. Ja mõtlegi, millised G-jõud sul autos nagu mõjuvad, on ju, pidurdustel, kiirendustel ja kõik see on su kaela otsas ju, mida sa pead nagu kaelaga hoidma. Sellepärast, et nendel F1 sõitjatel ongi kaelad sama jämedad kui pead.
et see kaelatreenimine on nende nagu treeningu väga tähtis. Drift on siuke laisamehe motosport, vaata 30 sekki pead ennast kokku võtma. Et seda küll, aga sa viskad ka ennast ikkagi ühele poole ja teisele poole. Ja kõik on selles mõttes õige. Ja kõige hullem koormus tuleb siis, kui sa selle betoonseinaga kogemata peaks kokku saama. Ei taha, aga oht on olemas, sellepärast ega turvalisuse pealt kokku ei tasugi hoida ja noh, ma olen juba siukses vanuses, et ma võin selle karbonkiivri ära osta, et ma ei tea, kas ma järgmist enam pean ostma. Ja no ütleme, karbonkiivri suur eelis ongi see, et see süsinikkiht on lihtsalt nii palju tugevam. Et vahest tulebki odavam osta karbonkiiver, sest komposiitkiiver on tegelikult loodud üks kord sinu elu päästma. Aha. Et komposiidile ta teeb oma töö ära, talle tulevad mikropraad siia sisse ja põhimõtteliselt on see kiiver juba pärast suuremat avariid kasutuskõlbnat. Karboniga seda ei juhtu. Aga kas palju üldse see homogoleering kehtib kiivrid, kas nendega erinevad või? No tegelikult FIA annab välja teatud ajalõikes uusi homologatsioone, lihtsalt et vanad kiivrid turult ära, mis peaksid olema juba oma töö ära teinud, kasutuskõlbmatud. Aga noh, ütleme kiivrite eluaeg ikka piltlikult öeldes on 10-15 aastat. No mul ongi tegelikult üks kiiver, ma arvan, 8 või 10 saabki täis. Ja nüüd ongi õige aeg, siis ma ei tea, kaua mul see motoskobordi karjäär kestab veel. 15 oleks juba väga siuke õnnelik, optimistlik. Aga kaevame lao siit riiulitest välja midagi, mis mulle pähe võiks mahtuda, et suurused on ka ju, pead on erinevad, on ju? Noh, ütleme, et kuna sul oleks vaja kinnist kiivrit ja sul on vaja sidet pidada inimesega, kes on väljaspool autot. Jah, spotter Tanel tahab teada. Jah, et siis ma arvan, et see kiiver oleks, Stilo uus ST6 mudel oleks sinu puhul kõige mõistlikum. Ta on kinnine, tal on visiir, ütleme, kui sa sööd lahtiste akendega või ilma küljeakendeta, siis sul peab olema visiir ja kinnine kiiver. No mulle lihtsalt see visiir meeldib ka ja vaata vahepeal ma käin tegelen mingid muude asjadega ka, et siis on visiiri vaja ikkagi. Et põhimõtteliselt jah, sellega võid ju karti ka sõita, vahet ei ole. See on tegelikult väga universaalne. Idee poolest paned sidekomplekti siia sisse, siis saad rallit sõita, drifti sõita, rallikrossi sõita. Sõida mida tahad, ütleme, viisikalt öeldes. Väga, koha peal on mingid valikud ka olemas või? Ja ikka. Ühän otsin sulle sellise kiivri, siis ja karbonini. Jah, no vaatame, otsi. Vaatame, mis mul riiulis on. Nii. Proovi. Mõnus. Kerge. No näed, see on täpselt sinu õige mõõt. Kiiver tuleb ilusti lõpuni pähe, on tihe. Kiiver ei tohigi peas loksuda? Ei tohi, kiiver peab olema täpselt paras. Ei loksu. Ma ütleks, et jah, päris mugav on ka. Põsed on natuke punnis. See on loomulik. Tegelikult idee poolest endale kiivritel on võimalik osta ka eraldi õhemaid põsepatju. Kui ta ikka väga hakkab sul silmi kinni lükkama, siis saab selle põsepadjaga natukene, nende vahetusega natuke reguleerida sellest. See tundub täitsa õige juba, jah? Jah, ja siia me saame sidekomplekti sisse panna. Sellel ei ole ka vahet kummalt poolt või on ühelt poolt ikka või? Tegelikult sellel kiivril on niimoodi, et sidekomplekt läheb alati siit pistikust, kus on see sinine. Ja teiselt poolt sa saad tuua vajadusel omale joogi. Vett või? Et sa saad jah, seal nii-öelda line-upis saad ka rüübata. Me õnneks jah, neid või kahjuks neid kaasa ei pane, vaata meil on sõidud lühikesed, aga hea teada, et on võimalus. Paned istme külge selle kämelbäägi, sealt tood endale vooliku siia suu ette ja saad nagu juua. Seda tahaks ka, et nagu vaata, kui kaotad, et silmad on häbi täis või nutad või? Seda on kindlasti vaja, sellepärast, et tahaks mingit tumedamat, jah, midagi, äkki mingi punast või... No ütleme, et tegelikult nende visiire on palju, mul on siin neid terve kasti täis. Terve kasti täis või? Ja igasuguseid erinevaid, ütleme, võtame sulle siit mõned. Ma ütlen, meil on siuke musta, punase, valge auto kombo ja kõik asjad on. Et siis peaks olema võib-olla midagi, et punakat äkki oleks ägedam midagi teistsugust. No näed, siin on, ta on küll nüüd pakendis, seda punast toonisid võib-olla nii hästi kohe näha ei ole. Ma arvan, et see, kui see kaitsekillasid pealt maha võtta, siis ta jääb ilus punane. Üks ja sama või? Ja see on põhimõtteliselt sama, tegelikult neid on ka 2 varianti. On olemas nii-öelda dark versioon ja medium versioon, ehk siis kui see on väga ere päike, siis oleks hea sõita dark visiiriga või siis kui on siuke pool väike päike, aga ikkagi häirib, siis on medium visiir. Ütleme, tegelikult saad nagu igaks ilma olukorraks endale õige visiiri sinna ette panna. Vaatad seda tarki äkki, tark tundub nagu äkki... Ja, no ma ütlengi, et sul on, kuna sa sõidad võib-olla pool lahtisega ka, et vaatad sealt visiiri alt,
siis võib-olla sinu jaoks on kaart kõige mõistlik. No eriti kuldne edev näeb välja. Väga kuldne ja väga edev. Et see sobib siia väga hästi. Põhimõtteliselt lihtne, vahetus on lihtne, 2 kruvi lahti, 2 kruvi kinni. See on Nublu nagu see. Nagu Nublu prill on. Aga niimoodi ei olegi tume, aga lihtsalt vist kui valgus. Siin ongi, sellel visiiril teeb selle päikesekaitse töö ära see iriidiumkiht, mis siin väljapool on. Et see nagu peegeldab päikesekiiret tagasi on ja sul nagu seespoolt vaade on nagu alati hea. Ma arvan, see on veel tumedamid. Jah, aga kui sul on liiga tume, see ütleme, sul tekib näiteks sõidu ajal selline hetk, kus sul päike läheb pilve taha. Ja kui sul on nüüd pandud see täiesti, ütleme, nagu klassikaline must visiir, siis mingil hetkel sa järsku ei näe. Aga läbi selle iriidium visiiri on see nähtavus palju parem kui, ütleme, traditsiooniline must tume visiir. Mis värk sidega siis on? Seda on ka erinevat versiooni või? Jah, et siin ongi, et sellele kiivrile saab panna 2 erinevat sidelahendust sisse. Mis nad siis nagu erinevaks teeb? Sellel kiivril on jäetud, kuna selle kiivriga saab sõita nii vormelt, ringrada ja kõike muid asju, ka siis ütleme rallikrossi ja drifti ja seal on erinevad nõuded kõrvaklappidele. Ehk siis ringrajal sa ei tohi kasutada selliseid suuri kõrvaklappe, mis sul ümber kõrva nagu välismüra ära sulgevad. Seal sa pead kasutama seda nii-öelda kõrva sisest kuularit. Okei. Aga meil driftis minu isegi vist ei ole reguleeritud. See ei ole reguleeritud, jah. Ja siin sellepärast selle kiirvil ongi see koht lahti jäetud, siia ühendatakse siia pistikusse siis vastavalt sellised kõrvaklapid, mis sinu distsipliinis nõutud on. Kuna sina saad sõita nende suurte klappidega, need on selles mõttes palju mugavad, sa paned kiivri pähe. Et sa ei pea eraldi neid kõrva toppima, ühendama, siis kiivrit panema. Et kui on lubatud, siis need on palju lihtsam kasutada. No ongi, meil ju see tegelikult ongi sõidud on lühikesed, kiiver käib päeva jooksul päris mitu korda peast maha, et siis neid lutikaid kõrva sisse panna on päris tüütu. On tüütu ja teine asi, need on peenikeste juhtmetega, kipuvad katki minema, eriti kui tead vähe rapsimiseks. Nii et kellel kiivrit vaja on või kübarat, tulge Racing Experti saate. Saab. Kätte on jõudnud see päev, kus auto saab uue naha. Kuule, aga mina küll kollast ei tellinud. Mingi jama on siin teil. Printeril sai värv otsa. Aga nüüd lähetegi objektile ja teetegi kollase või on 2 valikut, et ma saan valida kumba või? Ei, üks pool on kollane, teine on punane. Reklaam ja disain, mehed on kohal. Võtta, mis sul siin selja peal on? Mul need ettevõtte nimed ei jää meelde. Näe. Reklaam ja disain. RD. Ehk Kardo kaudu Maarja disainis ja teie kleebite. See on 4 erinevat osakonda on sellel projekti kallal. Muidugi. Ja kõik võtavad oma osa. Kõik võtavad oma osa ja vaene Karel Loll peab maksma. Keegi peab selle osa poole endale saama. Nojah, nii see elu käib, aga mis teha, valikute küsimus. Et Karl ja Magnus on nüüd kurja vaeva näinud, et see auto kerepanaalid kõik ette valmistada, et see on tegelikult, ma ütleks, et suurem ja raskem protsess võib-olla kui tehniliste lahenduste tegemine kapoti all ja keevitamine. Magnusele meeldib näiteks see ja Karl teeb võib-olla hea meelega juhtmeid, kuigi talle meeldib kerepaneele ka paika ajada. Ja nad tegid ikkagi kurja vaeva, ma ütleksin 4-5 päeva või nädal, et need jooned jookseks ilusti. Ma ütlesin neile ka, et ärge nähke nii palju vaeva, et see on drifti auto. See, kui ta juba 2 meetri pealt välja näeb, on väga, väga kõva. Aga no siin ikkagi aeti kapoti jooned paika, et need tuled istuks kõik ees ja vaadake seda kapoti joont. See on ka hea, aga tegelikult lukusti on puudu. Muidu ta läheb ilusti flashi. Lukustit sai ümber tõstetud uue koha peale, et ei peaks tegema siia liiga jalgu neid kinnitusi. Ja siis kleepimise jaoks on kõik need detailid vaja küljest ära võtta, et liveri oleks siis ilusti kleebitud täpselt nurkade taha. Et see on oma ette tegemine jälle. Klaasid tuli eest ära võtta, kõik ukselingid, kruvid, kõik tuleb siin eest ära võtta, need kinnitused, rest. Et see kokku lahti auto käib päris mitu korda, enne kui siis kleepsu peale saab. Ja ka mehed hakkavad täna kleepima. Ma ei tea, õhtuks on ilus või? Proovite või? Vaatame jah, kas tuleb kollane auto või punane auto, vaatame, mis kumb tuleb. Magic.
auto on disaini peale saanud. Nüüd külje pealt ei näitagi teile. Magnus teeb siin viimaseid lihve, varastas musta Nissani küljest ühe ilusa tagatule. Et nad oleks siis ühesugused ja terved natukeseks ajaks. Ja pirni panen ka sisse. Pirnid ka, piduri tuleb, suunatuled ka on. Suunatuled küll ei ole, kui soovib. Ei ole soovi avaldanud, no ei ole vaja äkki. Aga lähme siis reveal videot filmima. Ilmselt selleks hetkeks tegelikult te olete juba seda näinud, ma loodan. Aga nüüd näete siis natuke behind the scenes. Sellepärast auto on vaja peale panna, me oleme veel sillast endi sellega täna forssi. Aga mingi vend läbustas ju Haagise diislit täis. Ja Karl üritab siin majandada patsiendiga. Tule hoia nokka püsti. Nokka püsti, me pane ketas tagasi. Et kui meil siuke masin on, proovime. Kas me saame käru diisli haisust ka puhtaks? Et siin on nagu pindala tõmmata küll sellega. Et ongi küsimus, ei tea, kuidas seda üldse hooldama ja pesema peaks. Ikka veega võib. Et suurem osa selle kaltsu ja asjadega sai see diisel kokku korjatud küll, aga natuke on ikka libe. Proovime. Äkki ma laseme selle käru tagasi. Ei, oota, ma panen sinna peale saama, siis vist peaks laskma. Siis peaks laskma, aga muidu sul on üles. Või tegelikult saab üles alla mäge ka sõita, tal on ju ühe ratta vedu isegi. Ei, pane käibu, hakka minema siit. Pane vett ja värki ja... Vaatame, mis saab. Vaata, mis juhtub. Nii, tule peale teil, lase minna alla poole. Pole harjunud raisk. Äkki hüppad alla. Õli niiskas ka või? Natuke vist. Aga pole timmi jah? Äkiline pill. Ei ole hullu midagi. Mahutab küll. Osta raisk alla, aga näeb liiga lihtsalt. Ma lasen täitsa flätti. Panen küll jah. Ma arvan, et saab aita küll jah. Oot, nüüd näete siin. Udutan ära. Ei tohi nimetada. Ei, nagu lamp on vaata, tegelikult olen näinud inimesed. Reveal video peaks nüüd tegelikult väljas olema. Me tulime Forssi ikkagi ennem, kui me läheme sinna Unibet Arenale ja me läheme üldse Unibet Arenale teine päev. Sellepärast, et ma ei tea, kuidagi meelest ära läinud, et siukse päiksepaistelise ilusa ilmaga ei jää videoklipid kõige paremat, see on liiga ere. Tegelikult on vaja sünget, hämarat, tausta ja siukest olemist, siis on ilusam ja autotuled jäävad kõik ägedamad ja asjad niimoodi, et meil küll plaani muutus niimoodi, et me võime homme minema Rassila trenni ka iluklippe tegema, aga meil on täna õhtul. Et seal 8 saab ka ranutada, siis peab vait olema, aga enne seda läheb hämaraks, äkki saab klipid kätte. Ja siis saab auto ära triibutada homme trennis ja siis teised iluklipid, tulebki pimedas teha, sellepärast siis ei jää näha need kraapsud. Nii et vaadake, teravam silm, kui te nägite, ma ise ei tea, vaata. Kas on uued kriipsud peale esimest trenni? Siin jõuab veel 5 korda plaan ümber minna siin äkki, vaata, ei tea ju. Võib-olla lähebki, aga seda ka ei tea tõesti. Ja auto saab, ma ei hakka ära sõnu midagi. Kõik läheb hästi, nagu lepase reega. Tohiks jah midagi rääkida. Nii et vaatame, mis see sild nagu ütleb, siis tegelikult jah, mulle mõtlesin, et kõik on ju sama, mis siin saab muutuda, aga tegelikult pool raam vahetunud tervenisti. Ja üks rehv kulus nagu naljakalt nagu esimeses testis, et ei ole hea sõita, aga see tähendab, et kui liiga hea sõita on, siis on auto aeglane ka ilmselt. No ilmselt on, jah. Ei, no eks me saame teada. No saame teada, kui oled Driftmastersi mehed pidid juba ootama seal mind. Nad ei tea, et ma tulen, aga nad ootavad. Täna on juba seal ja homme on vist lätakad ka kohal Baumannis ja asjad. Tuleb siuke korralik kohe andmine, et ristime sisse ära kõik. Rehve kaasa ei võta palju, riiaka raha ristime. Kaasa võib alati palju võtta, ma olen alati olnud. Ja siis sõidetakse kõik ära. Aga õnneks ei ole. 2 seti vist saaks veel kokku või keevitada, siis on 14, praegu on vist 10 rehvi. Ei, mitte sette võid nagu... No 10 rehvi, 5 paari, jah, no okei, see... No 10 ringi. Kuule, mingi error on, Magnus. Mis tegid? Auto on liiga ilus pingi auto.
nii, tõin patareisid. ostsid tablette hommikuks või? jah, paneme keele alla. Kurat, Magnusel on ka mingid kuradi huvitavad naljad siin hommikul juba. See patarei keele alla. Panevad terminali pirukas nendele keele peale hoopis või kõhtu. Oleme nüüd siis oma seiklustega jõudnud siuksesse kohta, et me oleme, ma isegi ei tea, kus me oleme. Puhjas või? Kambjas või? Meil on ka siin või? Kes Puhjas on? Meil on kaugemal või? Unibet Arena juures ei filminud hommikul neid asju, mida me pidime filmima, sellepärast valges on ikkagi liiga kole, ma ei tea, kas ma seda rääkisin. Siis me käisime Forsis sillas, on ju. Ja siis me mõtlesime, et me tuleme laupäeva õhtul juba Raassilda ja teeme seal hämaras ja pimedas klipid ära nii kaua, kui sõita saab. Kella 8 tohib kärtsu-mörtsu teha. No päris hämaraks ei läinud, aga ma ei tea, äkki sai midagi. Te olete näinud seda juba. Ma endiselt tuletan meelde vist. Nüüd, siis me käisime seal Raassillas eile ära, on ju. Ja siis sõitsime Viljandist Tartusse Karli Ämmale külla. Ämmal peab kõige külas käima, kus Ämm elab. Ja siis, nüüd me lähemegi Tartust siis Puhjast läbi tagasi Raassilda Viljandisse sinna. Et täna on siis päris siuksed driftitrennid, et äkki on lootust, et mõni pro-auto on ka veel seal saab, et saab testida ja trennida auto kiirust ja muid asju. Tuletada meelde, kuidas see käib. Nii et lähen vaatame, siis me teeme sealt ka mõned klipid. Ready or not, yeah. And they said go, so I'ma do it to 'em. They push me out, so I'ma do it to 'em. Yeah, I'ma do it to 'em. Ready or not, was down all up a little, I've been up a lot. Was turning up, but watch me turn it up a notch. I keep it low, no, I don't like those busy spots. But if you know me, then go hold me up a spot. Old top, I don't rock, how you rock. Keep it stocked when I'm on go, cause I don't stop when you stop. I could never fly, hit the top when I drop. Catch a wave, make it hot. I like grease, make it pop. Just when you thought I was done, another one. I'm not like those other boys. And I'm from where I'm from, if you don't like what you see, turn the other cheek, say I'm strange, who's to blame, I can't change. I like fast cars, and I like slow ones. I like golf cars, rock a stroll and roll one. Heard another record sing, but it's a no one. You know I turn them old ones into. It's more about who you are, not about what you do for me. Do for myself so much and look at all it do for me. Same faces around me, that's been true for me. It's nothing new for me, this ain't nothing new for me. Ready or not, 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 yeah. No, said kaamera fookusesse või? Jah. Tõmbame siit peale eduka trenni lõppu ühe sõõmu nokot sisse endale. Tõmbame fookusesse tagasi. Vaata, auto tuleb. Kus poolt tuleb? Läheb ööst ära. Konkurendid tahtsid siin drifti sõita küll, ma teda jälitada sain ja siis oli see, miks ma sind jälitada ei saanud, aga mul said rehvid otsa. Et jällegi, no, vana hea tõde see, mis on siis 14 rehvi on ju. Eile lasime 2 paari ära, täna 8 ja ega no siin ongi tunnika rõõmu, ega raha läheb nagu tšik-tšing. Eredalt põleb, kuulake. Jehvi lõhn on hea lõhn. Seda saab seostada erinevate asjadega. Aga tegelikult oli ju edukas selles mõttes, et Tanelil saime ikkagi sellel aasta hooaja alguses, vaata, ta ei ole nii kiired otsid näinud. Saime pisara lahti või mis sul oli vaja? Salfakat? Vahet ei ole, midagi oli vaja pühkida. Midagi kuskilgi oli vaja pühkida, et 1 või 2 sõit olid nii ilusad peale siin auto seadistamist ja tegemist, et leidsime kogemata mingi sweetpoti sillaseadetega ka. Vaatame nüüd, kuidas see teist... Ei, me tegelikult teaduslikult testisime, leidsime selle sweetpoti. Aga nüüd on vaja teiste vastu sõita, et täna siin Talju vastu proovisime, Sidur sai otsa, Immermannist timmis ka midagi seal, aga meil sai rehvid otsa, et hooaja alguses esimesed ringid ikka on hea vaata nagu üksinda teha, et see, meil oligi siin Wastegate'i vedu reguleerisime siis antiläägi oma, mitte päris selle turborõhu oma, vaid antiläägi töö jaoks, et seal olid väiksed agad sees. Ja ega nüüd ei olegi kõik, siis nüüd tuleb siis kuuma anda. Hoidke, mütsid, piip ja prillid, siit tuleb
Kareli comeback. Kõik need võistlused paneme siia, kus me plaanime osaleda. Ja ma ei tea, paneks mingi puraka, ütleks ka siia lõppu veel, et sellest hooajast sõltub Kareline edasine profi, rõhutan sõna profi, driftikarjäär. Oleme tagasi kodubaasis, hunnik rehve, raha on põletatud ja ühtlasi saab siis meie hooaja ettevalmistustööd või episoodid ka läbi ja nüüd on aeg minna lammutama. Külalised tulevad juba või? Tahavad midagi tähistada või? Ei tea, kes see tuleb? Väga põnev. Tegelikult kui me filmime pühapäev, live hakkab. Me ei tea, kõik live inimesed tulevad või ei tea, kes tuleb, pärast näh. Nii, oota, mul läks mõttelengi sassi. Auto nüüd on ennast trendides niimoodi tõestanud, et ta töötab väiksed nipet-näpet vead on. Karel ei saa enam selle taha pugeda, et auto ei ole konkurentsivõimeline. Seal on kõik tükid küljes, me näeme seda, ta sõidab, nüüd on tihendis, kui ainult siis viga. Ja ka siin ongi, siin on vaja mõned pommid ka ikkagi troppida, et kas see tagasitulek nüüd oli maailma parim otsus või oleks võinud lõpetada ikkagi tipus. Aga mul on vaja torkima tulla, kas minus on see olemas veel, et võtta neid tiitleid ja olla nii-öelda pro-sõitja, professionaalne sõitja. Selle hooaja pealt vaatame, kas ma jätkan tiitlite hantimist ja sihtimist kuhugi kõrgemale ja kaugemale või siis, kui jääb mõru maitse suhu ja see tagasitulek oli fail, siis tuleb hakata hobidriftijaks, tuleb drift-takso valmis ehitada ja harjutada ja kes teab, kas veel kunagi comeback'e teha või mitte, et müts maha kõigile pro-klassi sõitjatele, et see on tegelikult ikkagi täna sport, see ei ole siuke hobi enam. Et meeskond peab olema väga tugev, teadlik, et autot üleval rannida, sõitja peab vormis olema ja siis tegelikult peab veel rahakott olema nagu terasest ja rauast, et kõigi nende tempodega vaost püsida, sellepärast, et spordia kasvab iga aasta, et olla seal tempos, see läheb üha keerulisemaks, sõitjad arenevad, tulevad nooremad peale, Karel nooremaks ei lähe. Et tuleb endale teadvustada ka, et võib-olla see ilus teekond tulebki lõpetada ilusate nootidega, mitte koledatega, vaata. Ja see hobi sõitmine tähendab seda, et sõidadki madalamat klassi, näiteks semi-prood, palju lõbusam, palju ägedam, palju vähem raha läheb ja palju funnim on äkki. Ja ärme rutta sündmustest ette, vaid võtame siis üks etapp korraga, vaatame, mis sellest saab. Kas see on kõik õigustatud ja tibud loeme ikka üle nagu hooaja lõpus ja siis ta on verdik. Nii et pinge on õhus. Kasutage siis veel võimalust kapoti kampaanias osaleda, et saaks siis see aasta ikkagi veel täiega panna, nii et homset ei oleks. Karel peab mentaalselt seal ka välja tulema, et sõita siis piirile veel lähedamal, aga kui sa piirile sõidad lähemal ja kõigile asjadele, siis hakkab ka asju juhtuma, et sa lähed üle piiri, siis tuleb tagasi tulla, aga siis see tehnika ilmselt saab natuke kannatada, kui sa üle piiri lähed. Ja see jääb siis kampaania nii kaua avatuks, kui nimesid on kapott täis äärest ääreni. Ja see aitab siis võtta sellest hooajast maksimum ja pärast siis trofeena seina peale panna, kui teda vaja ei lähe. Kui läheb vaja, siis läheb vaja. Ega ma, nagu ma ütlesin, ma jätan otsad lahti, nii et tulge kaasa elama, kes teab. Vaata, niisugune kuradi imelik on nagu räägid, hakkas lõpetama, kõik on läbi, ei ole, rahu, aga lihtsalt see on niisugune väike heads up võib-olla, siis ei tule nagu hooaja lõpus kuskiltki välk selgest taevast mingi pomp, kõik on uimased, teeme kompame maad, songime natuke. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja vaatame, hoidke pöialt, et see hooaeg läheks ägetalt, et oleks pürdida motti kuhugi edasi veel. Sellepärast, et järgmine hüpe on ju kõrge kauge, peaks olema Drift Masters. Sinna saamine on keeruline ja eelarvet on ka korda 3 vaja võrreldes siin Baltikumist sõitmisega. Et need otsused ei ole kerged ega lihtsad, aga elame siis ikkagi kuu ja päev võistlus korraga. Naised kaua, vaata, sul põhja peal kinni liiga madal pilda. Hullu midagi. Pakatungid on head tungid. No kas tuleb see aasta see meister või ei tule?
ei anna või? Tundub, et peab jõuga võtma või?